Tere päevast minu poolt. Mul on väga hea meel näha siin nii palju inimesi. Hea meel on tervitada praeguseid energiatehnoloogia tudengeid. Hea meel on tervitada endiseid soojustehnika instituudi vilistlasi, töötajaid ja samuti kindlasti ka Keemiatehnika instituudi vilistlasi ja töötajaid. Nagu te näete, siis siin on 2 nime pandud. Kahjuks emeriitprofessor Rein Munter ei saanud täna siia esinema tulla, et nendes brošüürides, mis teile jagati, et seal on näha, on tema nimi. Siis paluti, et äkki mul oleks võimalik asendada teda. Minu ajalugu, ütleme selline reaalne kogemus, mis puudutab siis keemiatehnikat ja seda minevikku algab aastast 2000, kui ma asusin õppima tollal keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia õppekavale. Ja siis ma õppides veetsin 11 aastat. Mitte bakalaureuseõppes õnneks. Siis bakalaureusõppe, sellele järges magistriõppe ja siis doktoriõppe. Ja praegusel hetkel me oleme Energiatehnoloogia instituudis, et meie praegused tudengid ilmselt seda, mis enne oli, ei tea, et ma loodan, et täna siis saavad nad natuke teadlikumaks sellest. Kõigepealt siis ajaloolisest taustast natukene üldisest, mis see keemiatehnika on ja kuidas see siis arenes. Tegelikult keemiatööstuse, ütleme, 19. sajandil tegi ta läbi tormilise arengu ja siis ka siis sellises tuntud ülikoolis nagu MIT ehk siis Massachusettsi tehnoloogiainstituut, et seal siis avati uus eriala. Mu kolleegid on siin ka maininud, et mine tea, kas see ikkagi oli nagu esimene selline keemiatehnika eriala, et võib-olla Inglismaal, näiteks Manchesteri ülikoolis oli see enne, et eks siin on, ajalugu on selline tõlgendamise asi tihtipeale. Ja 1923 on siin kirjas, et ilmus siis esimene õpik, et keemiatehnika siis põhimõtted või alused. Ja edasi tegelikult tänu siis keemiatööstuse arengule levis see eriala üle maailma. Ja kui see siis algas, ütleme alguse poole 1930-ndatel, öeldi, et keemiatehnika oli 99% kunst ja 1% teadust, tänapäeval väidetakse, et see suhe on vastupidine. Kuigi kui ma tudengina õppisin, siis näiteks kristallisatsiooni kohta, selline põhioperatsioon on nagu kristallisatsioon, et selle kohta ikkagi võis lugeda, et seal on sama palju kunsti, kui palju on seal teadust. Keemiatehnika kui valdkond arenes ka Eestis, et siis keemiatööstuse ajaloo algust dateeritakse 1876. aastasse, mil siis Richard Meyer avas omanimelise keemiatehase, kus siis toodeti piimapulbrit, erinevaid värvaineid. Ma olen siia jätnud ka sellise keemikud tihtipeale ja keemiatehnoloogid kasutavad selliseid ilusaid nimetusi, näiteks oksekivi, mida siis seal toodeti. Aga siis edasi hakati ka teisi vajalikke aineid tootma. Ja siit me jõuame nüüd põlevkivi ja õlitööstuse juurde, ehk siis 1920-ndatel hakkas siis arenema põlevkiviõli tootmine, õlitööstus, ja siis sealt tegelikkuses tekkis vajadus, riik nägi vajadust ühesõnaga, et kolida Tartu Ülikooli tehnoloogia instituut, võib-olla ma nimega praegu eksin, tehnikateaduskond
kolida siis Põhja-Eestisse, kuna suur osa tööstusest asus Põhja-Eestis. Ja siis Konstantin Päts, tollane riigivanem, tegi siis vastava otsuse ja loodi, vaat siin nüüd on see, Kahoodis oli küsimus, et noh, kui vanaks siis saab või millal saab Tehnikaülikool 110-aastaseks, et noh, on öeldud, et ikkagi nagu 1936 nagu avati siis Tehnikaülikool. Tollane nimetus oli Tehnikainstituut. Ja ülikooli rektoriks sai siis Jaan Kopp-Villem, kes tegeles Tartu Ülikoolis eelnevalt sellise müstilise asja nagu õlikivi uurimisega, ehk siis põlevkiviga. Ja tema määrati siis Konstantin Pätsi otsusega number 475 aastast 1936, 30. juunist Tehnikaülikooli rektoriks. 2 päeva hiljem määrati jällegi Konstantin Pätsi otsusega siis tollase keemiatehnika kateedri juhatajaks professor Jaan Kopp-Villem, kes siis minu teada omandas hariduse Manchesteri ülikoolis. Nii, ja tema siis nii-öelda oli siis Tehnikaülikooli esimese keemiatehnika labori siis juhataja ja siis ka õppejõud ülikoolis. Noh, siin minu vanemad kolleegid ütleme, on rääkinud lugusid, et väidetavalt ega need Tartu Ülikooli professorid ei tahtnud väga Tallinnasse tulla, aga et tollal nad nii-öelda osteti ära. Ehk et siis keemiatehnika vallas ka sisustati tollal Euroopa üks, võib ilmselt öelda, et kõige uhkem, kõige uuem, kõige paremini sisustatud labor. Ja sellega siis meelitati need professorid siia. Nii, järgneb üks tuntud suurkuju, nimetame ka Eesti keemia, tehnoloogia grand old man, professor Enno Siirde, kes on siis Energiatehnoloogia Instituudi esimese direktori, professor Andres Siirde isa. Tema sai siis instituudi direktoriks ja tema nii-öelda uurimisvaldkonnad olid siis veeauruga destillatsioon, rektifikatsioon, absorptsioon, et sellised väga levinud põhioperatsioonid, mida siiamaani siis väga laialdaselt kasutatakse ja mida meie ka siis endiselt õpetame siin oma tudengitele. Ja üheks oluliseks valdkonnaks, millega ta tegeles, Alar Konist mainis ka vesi, on nagu meie üks suundadest, et siis 1960. aastal alustas ta siis Ülemiste järve vee osoneerimise uuringuid, mille tulemuseks oli siis 1997. aastal eelosooni tööstuslik juurutamine Ülemiste veepuhastusjaamas Tallinnas. No, tollal olid avalikkuse hirm ja vastuseis osoonile oli siis suur, et kardeti, et see toob kaasa siis kollapsi meie veetorude kasutatavuse osas. No, siin on toodud siis see ajalooliselt, et see järjestus, millal keegi, kes olid meil siis instituutide direktorid, loomulikult Keemiatehnika Instituut, see nimi oli ta keemiatööstuse ja protsesside ja aparaatide kateeder või midagi sellist vahepeal, et see nimetus on olnud erinev, aga meie siis nimetame teda, kutsume nii-öelda hellitavalt Keemiatehnika Instituudiks ikkagi. Nii.
Nüüd õppekavade arengust kiiresti, et siis esimese sellise keemiatehnika õppekava, mis ei olnud ka päriselt, tal nimetus ei olnud otseselt keemiatehnika, lõi siis professor Jaan Kopp-Villem. Et seal õpetati nii, ütleme, sellised keemia aluseid, keemikute õppeaineid, aga tegelikult toodi siis sisse esmakordselt puht insener-tehnilised õppeained. Ja 1966. aastal avati siis tollases Nõukogude Liidus keemiatööstuse protsesside ja küberneetika õppekava. Ja seal siis jätkati sellise insener-tehniliste õppeainete andmist ja ütleme, siin on ka sellised nimed, kes ilmselt praegu, ütleme, on ka mulle tuttavad ja kelle all on mul õnnestunud õppida. Nii, natukene siis sellest tollasest keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia õppekavast, millega mina olen siis lõpetanud, et see avati siis 1992. aastal, 2003. aastal, kui mindi üle siis nii-öelda uuele Bologna süsteemile, tehti seal muutuseid, mindi üle 3+2 süsteemile, ehk et meil oli siis 2 õppekava, bakalaureuse ja magistri õppekavad, mis olid siis ühesuguse nimetusega. Natukene ka kiiresti teadustööst Keemiatehnika Instituudis, et väga põhjalikult tegeleti veeauru destillatsiooniprotsessiga, üldse destillatsiooniprotsessidega, sellega siis professor Enno Siirde juhendamisel ja tekkis ka niinimetatud Siirde keemiatehnika valdkond, kus siis sirgusid mitmed tuntud hilisemad teadlased ja professorid. Tuli sisse protsesside modelleerimine ja siis 1985. aastal kaitses siis Juha Kallas teaduskraadi siis ütleme, destillatsiooni uurimise vallas jällegi. Ja siis Rein Munter, tuntud ütleme, veevaldkonna eestkõneleja, sai ka hiljuti Tehnikaülikoolis siis pressisõbra tiitli tänu oma esinemistele. Ja tema siis kaitses vee osoonimise teooria ja praktika vallas teaduskraadi. Kui ma ei eksi, siis see kaitsmine toimus Ukrainas. Teadustöödest natukene, et tollane Keemiatehnika Instituut enne siis 2017. aastat jagunes 2 uurimisgrupiks. Keemiatehnika uurimisgrupp oli siis üks, mis tegeles siis tegelikult tahkete kütuste, sealhulgas siis põlevkivi uurimisega. Ja teine uurimisgrupp oli siis keskkonnatehnoloogia uurimisgrupp, kus siis tegeleti orgaaniliste saasteainete nii-öelda lagundamise uurimisega ja nende reaktsioonide uurimisega nii vesilahustes kui ka siis gaasilistes keskkondades. Ja mitmed uuringud, mis tollal tehti, jõudsid siis ka tegelikult praktilisse rakendusse. Koostöö tööstusega oli olemas, et nii veepuhastuse valdkonnas, seda sai juba mainitud, kui ka tegelikult siis töötati välja männiokastest klorofülkaratiinpasta tootmise meetod, uuriti rapsiõli tootmisjääkidest ehk rapsikoogist valgu eraldamist ja siis töötati, ütleme, välja ka biokatalüütilised reaktorid. Nii, ja lisaks hiljem siis oli koostöö ka tollaste Narva elektrijaama õlitehastega. Tihedad sidemed
olid Lapenranda ülikooliga, kus siis tegelikult professor Juha Kallas, kui ma ei eksi, siis 1991. aastast töötas pikalt. Ja siis seal said mitmed või väga paljud meie instituudi inimesed käia, oma teadustööd teha. Professor Marina Trapido oli siis tugevalt seotud paljude Euroopa ja siis ka Ameerika ülikooliga, professor Rein Munter samuti, ja osaleti aktiivselt siis ka Euroopa Keemiainseneride Föderatsiooni töös. Ja ma näen, et ma olen 6 minutit ajast üle läinud, mis on täna ilmselt saab olema selline traditsioon, et siis siin on ka toodud 2015. aastast siis instituudi töötajate foto ja ka siis nii-öelda uute nõuete järgi kaitstud doktoritööde nimekiri. Nii, ma tänan tähelepanu eest!